Tere, armsad lapsed! Täna loeb Jasper teile muinasjutu Rebane ja hunt. Elas kord nutikas rebane koos oma emanda ja 2 pojaga. Rebane sõbrustas hirmu äratava hundiga. Ühel päeval mõtlesid nad koos varastada taluniku köögis rippuva lihakintsu. Toos ära ja viska mulle välja, ma jätan pool sulle, ütles rebane hundile. Hunt roniski läbi akna talukööki ja viskas lihakentsaka rebasele. Talunik aga nägi hunti ja hakkas teda taga ajama. Lõpuks õnnestus hundil aknast välja hüpata ja pakku pääseda. Kui hunt tagasi metsa jõudis, nägi ta, et rebane oli kogu lihakondini nahka pannud. Palun, siin on sinu pool saagist, kont, ütles rebane. Oh, sa varga nägu, karjus hunt. Homme tulen ma sinu juurde ja siis sa alles näed. Rebane lõi kartma. Ta arvas, et hunt tuleb talle kätte maksma. Terve öö kõndis rebane rahutult ringi ja mõtles, mida teha. Äkitselt tuli talle hea mõte. Ma maskeerin end ära, mõtles rebane. Järgmisel hommikul pani rebane endale pähe oma emanda kübara ning jalga emanda sussid. Nad jõid parasjagu koos teed, kui vihane hunt sinna jõudis. Kus rebane on, küsis hunt. Tahan talle õppetunni anda. See on minu õde, vastas rebase emand. Minu meest pole täna kodus. Ei ole. Rebane värises hirmust, kuid lausus peenel häälel. Meeldiv tutvuda, härra hunt. Ma tulen homme tagasi, urises hunt. Sa ütle oma mehele, et olgu valmis. Hunt lahkus ning rebane ja ta emand hingasid kergendatult. Mida sa homme teed, kui ta tagasi tuleb, küsis rebasemand. Rebasel oli plaan juba valmis. Järgmisel päeval käskis rebane ühel oma poegadest kodust kaugele asetseva vana kännu sisse peitu pugeda. Kui sa hunti näed, tule oma peitukohast välja, käskis rebane. Peagi jõudiski hunt rebase juurde. Nüüd on tasumise tund, sõnas hunt. Tervist, hunt, me just rääkisime sinust. Mu poeg arvab nimelt, et ta jookseb sinust kiiremini, vastas rebane. Hunt turtsus naerda ja ütles, see pole võimalik. Tahad kihla vedada, küsis rebane. Kui minu poeg jõuab enne sind vana puukännu juurde, pead sa mu täna rahule jätma. Hunt oli kihlveaga nõus. Kui hunt kännu juurde jõudis, hüppas rebasepoeg sealt välja. Uskumatu! Väike rebasepoeg oligi minust kiirem. Tänaseks jätan su rahule, aga ma tulen homme tagasi, urises hunt. Järgmisel päeval nuputas rebane jälle, mida teha. Lõpuks mõtles ta välja plaani, kuidas hundist lõplikult lahti saada. Rebane läks metsa ning otsis sealt välja mesilase pesa, mis oli mesilasi täis ja tilkus meest. Rebane viis selle koju, jättes endast maha mesise raja. Rebase majal oli 2 ust, üks maja ees, teine maja taga. Rebane viis mesilase pesa tagaukse kaudu sisse ning määris ukse korralikult meega kokku. Täpselt samal hetkel jõudis kohale hunt. Parem kao siit, ütles rebane talle. Sõber karu tuleb mulle kohe külla ja ta ütles, et kui sa mulle liiga teed, annab ta sulle kere peale. Hunt ei uskunud rebast. Karu pole sinu sõber, ütles ta. Kas tõesti, küsis rebane. Mine vaata maja taha. Hunt läkski tagaukse kaudu, määrides jalad meega kokku. Metsas elas vana karu, kes oli vahepeal avastanud meeraja. Ta kõndis mööda seda rebase majani, jõudis tagaukseni ja pistis oma suure pruuni pea sealt sisse. Hunt nägi karu ja kukkus suurest hirmust kisama. Ta lõhkus aga mee järele ning karu tahtis teda puhtaks lõhkuda. Hunt põgenes sealt elu eest. Tule tagasi, ma tahan süüa, hüüdis karu. Hunt jooksis kabu hirmus rebase eesuksest välja metsa. Ta lidus otsejoones minema ja keegi pole teda sellest ajast alates enam näinud. Rebane elas aga koos oma emanda ja poegadega õnnelikult elu lõpuni.